Tervist sõbrad, Janno Peensalu, minu nimi, see on Karjase kohvi saade. Ja ma tahan südamest tänada kõiki, kes ustavalt vaatavad, on soovitanud seda kanalit oma sõpradele, kes on tellinud seda kanalit ja laikinud neid episoode. Aastad tagasi ma vaatasin YouTube'ist ja me ju kõik vaatame aeg-ajalt asju, palju videosid, ja ma ei pööranud kunagi tähelepanu sellele, et panustada enda poolt väikene osa, et panna näiteks like selle video alla. Muuseas, kõikide nende videoode tegemine ja seal on inimesed, kes teevad ikka väga kõrget produktsiooni, animatsiooni, mida kõike veel, tohutud tiim on selle taga, et luua need videod, mida me tasuta saame vaadata, õppida nendest, julgustatud saada. Ja vähim, mis me saame teha, on laikida. Ja ma mäletan, Jumal pani mu südamele, ütles, vähemalt laiki neid. Telli need kanaleid, toeta neid kanaleid. Sa võib-olla kuulad tervislikust toitumisest, tervislikust eluviisist mingid asju. See võib olla mingid teaduslikud teemad, astronoomia, kosmosest, mingid asjad, mis sind huvitavad. Võib-olla muusika valdkonnas, mis iganes. See vähim, mida sina ja mina saame teha, on toetada seda sellisel viisil. Ja YouTube'i algoritmid saavad aru, kui midagi laikitakse väga, vaadatakse palju, tellitakse, et ta hakkab tõstma seda ettepoole ja näitama seda uutele inimestele, kolmandatele isikutele. Ja kui palju on inimesi võtnud ühendust minuga, andnud mulle tagasisidet, kes ei ole kiriku inimesed, pole isegi kristlased, aga on sattunud kuulama seda kanalit ja saanud mingeid praktilisi mõtteid, kuigi see suund siin on kristlik ringkond, aga tõed on paralleelsed ja see on ka minu püüd Jumala sõna, printsiipe ja mustreid tuua meie igapäeva praktilisse ellu ja nõnda sõnastada neid Jumala abiga, et ka mitte kiriku inimesed saaksid sellest keelepruugist aru ja saaksid midagi kaasa võtta oma ellu. Ja sõbrad, ma tahan tänada teid, kes olete seda kanalit ka toetanud. Igaüks, kes panustab mingi asja sisse sellisel viisil, on osa ka sellest tasust. See on vaimulik printsiip. Mäletad, Taavet ütles, kui ta läks välja ühele reidile, see oli väike sõjaline reid ja osad inimesed jäid varustuse juurde. Kui nad tulid tagasi, siis need sõjamehed, kes olid Taavetiga aktsioonis olnud, ja oma elu ohtu pannud ja nurisesid selle üle, et see saak, mida nad olid selle reidiga saanud, et oleks jagatud võrdselt nende vahel, kes olid selle varustuse juures. Teiste sõnadega, nemad ei tulnud meiega lahingusse, meie riskisime oma eludega, nemad ei peaks sellest osa saama. Ja Taavet ütles, ei, sama osa, mis on sellel, kes sõtta läks, peab olema sellel, kes sõjavarustust valvas, mis viitab sellele partnerluse lepingulisele printsiibile. See ei ole ainult mõni tuntud nimi, kes suure lava pealt kuulutab, jutlustab. Will Graham tuleb varsti Eestisse, 18-19 oktoober, eks ole, on Tondi Jääraballis suured koosolekud, suured kõnelejad. Will Graham isa Billy Graham või Reinhard Bonke Aafrikas. Miljonid inimesed olid koosolekul ja 100 000 nendel koosolekutel otsustasid oma elu pühendada Jeesusele, Kristusele. Nende elu muutus igaveseks. See taevane tasu sõnakuulelikkuse eest ja kuulutada seal evangeeliumit, mida näiteks evangelist Reinhard Bonke sai, pidi ta kindlasti jagama nendega, kes maksid selle eest, et ta sinna Aafrikasse sai minna. Ehk olid tema partnerid, olid tema toetajad. Nii et sõbrad, minu südamlik tänu teile kõigile, kes te seda kanalit olete toetanud. Ma tahan eriliselt välja tuua Karmela, Anu, Eero, Toomas, Kairi, Leidi, Kaja, Helen ja Linda ja Aivari ja mõningad veel, kes on valinud seda, et neid
ei öeldaks, aga ma tänan teid kõiki. Teie olete suur osa, miks see asi eetrisse jõuab. Kuigi need ei lähe tänapäeval eetrisse, lähevad kuskile serverisse. Aga eile õhtul mul oli eelisõigus olla TV7 palvestuudiot juhtida. Ma olen külaline seal olnud ja ma ütlen teile, külaline on palju lihtsam olla, kui seda juhtida. Nii et mul müts maha nende ees, kes on seal võtnud juhtida neid õhtuid. Seal on nii palju asju, mida sa pead silmas pidama. Kõik need kaamerad vaatavad sinu suunas, kõik peab olema tehtud õigel ajal. Sul peab olema meeles, mida öelda siis, mida öelda seal, telefoninumbrid, juhtima seda vestlust, vaatame, et aeg, see segment hakkab täissama, nüüd sa pead kuidagi selle kokku võtma ja selle kõige juures on palju suurem pinge. Aga ma olin meelitatud sellest pakkumisest ja see oli kindlasti hea õppekogemus. Ja ma tänan pastor Neemo Raasikut ja Janek Kuuske, kes tulid kampa ja Andrus Lukast ja kogu muusikute tiimi, kes andsid oma osa sellel õhtul. Sõbrad, aga täna ma tahaksin jagada mõned mõtted sellisest terminist nagu inimeste inimene. Inglise keeles on see sõna people, person, inimeste inimene. Keegi, kes saab inimestega hästi läbi, inimestele meeldib sellise inimesega koos olla, ta on ligitõmbav. Ma tahan tuua 3 märksõna, 3 omadust, mis aitavad ühel inimesel saada paremaks selles, et olla, mida me kutsume people person või inimeste inimene. Number 1. Ole keegi, kes panustab. Ma tahan lugeda Filiplastele kirjast peatükk 2, kus siin apostel Paulus ütleb niimoodi, et ei teeks midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvake alanduses üksteist ülemaks kui iseennast. Ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele. Teiste sõnadega, millest iganes ma osa olen, ma olen kutsutud selle sisse panustama. Me ammutame ressurssidest nagu TV7, Raadio 7, meie kohalik kogudus. Me ammutame oma sõprusringkonnast, perekonnast, käime jõusaalis, oleme osa mingisugust klubist, käime kalisteenikat tegemas, mis iganes. Millest iganes ma olen osa ja mis lisab väärtust mulle, ma olen kutsutud seda toetama ja panustama. Nüüd, Ameerika ühiskond juba ammu on teada tuntud ja ise räägivad endist kui tarbija ühiskond. Ja vanemad inimesed mäletavad ja minagi mäletan Nõukogude aja lõppu ja Eesti aja algust, kus mentaliteet oli see, et klient on sulane. Kui sa läksid kuskile poodi, müüja oli pahane, et sa sisse astusid, sest tal oli mingi oma asi ajada, ta ajas juttu kellegiga. See kliendi teeninduskultuur oli olematu. Ja Ameerikas räägiti, et klient on kuningas. Mina mõtlesin, et vau, millal ükskord klient siin maal saab kuningaks. Aga täna me tunneme ennast tõesti kunnidena ja meil on meie õigused, meil on vähe kohustusi ja me nõuame oma õigusi. Ja loomulikult me peamegi teenindama oma teenusega, oma tootega kogukonda, ühiskonda. Aga see ei tähenda, et me omandame kristlastena endale sellise tarbija mentaliteedi, et kõik peab käima minu pilli järgi ja maailm tiirleb ümber minu. Ma pean muudkui ka saama ja kõik peavad mulle andma. Vaid õige mõtteviis on see, et ma olen panustaja. Kuhu iganes ma lähen, kellega iganes ma kokku puutun, kus ma iganes parasjagu olen, ma tahan sinna panustada midagi.
Ja sellepärast ütleb ka apostel Paulus Galaatia kirjas 6. peatükis 9. salmis. Kui me teeme head, siis ärgem tüdigem. Teisisõnu, teinekord teed head ja keegi ei hinda seda. Võib-olla teeb isegi halba sulle vastu, ma arvan, me kõik oleme seda kogenud. Nii et tüdimine tuleb selle tõttu, et sa ei saa seda reaktsiooni, ei saa seda tänu, ei saa seda tagasisidet. Sest me saame omal ajal lõigata. Siin räägib sellest, et Jumal näeb seda külvi, isegi kui inimesed seda ei näe ja seda ei tunnusta ja selle ees sind ei täna. Ja me saame omal ajal lõigata. Tuleb kairos moment, tuleb see sobiv hetk, aeg, kus me lõikame, kui me ei väsi. Nii et see järjekindlus on oluline siin, et see lõplik tulemus esile tuleks. Seepärast nüüd praegu, just nüüd, see käib nüüd selle hetke kohta, et meil veel on aega. Tehkem head kõikidele, aga kõige enam usukaaslastele. Panustagem inimestesse, panustagem olukorra parandamisse. Teiseks, selleks, et olla inimeste inimene, on tähtis lisada inimestele kavatsuslikult, teadlikult juurde väärtust. Ja kui me neid kiidame, neid tunnustame, nende häid omadusi tähele paneme. Muuseas, kõige lihtsam asi maa peal on leida inimeste vigu. Sa ei vaja erilist vaimuandi selleks, et näha vigu ja kritiseerida, kaevelda ja laita olukordi. Aga see võtab oskust, et tähele panna häid asju. Nii et inimesed vajavad kiitust, vajavad tunnustust. Loomulikult nad vajavad teinekord korrigeerimist, vajavad tähelepanu pööramist mingitele asjadele, mis vajavad parandamist. Aga printsiip on selles, et kiida alati avalikkuses, aga laida või korrigeeri privaatsuses. Võta inimene eraldi, sellepärast on lihtne kirjutada kriitikat, eriti anonüümselt kuskile videoepisoodi alla ja öelda, et see kõik on jama ja mulle ei meeldi see ja see ei sobi. Ma tihti olen mõelnud, et sa kuulasid ära terve podcasti, ilmselt oled kuulanud veel teisi episoode ja leidnud ühtegi positiivset asja. Sõbrad, see ei võta suurt vaimuandi, et leida vigu, aga see võtab usku inimestesse ja soovi väärtust neile juurde lisada, et näha positiivseid asju, näha neid asju, mis nad teevad hästi, kus nad pingutavad ja julgustada seda osa saama veel paremaks. Ja kolmas oluline komponent selleks, et olla inimeste inimene, on süstida inimestesse usku. Jeesus tegi seda nõnda tihti. Isegi kui ta tervendas seal veritõbise naise, ütles ta talle, tütar, sinu usk on sind aidanud. Keegi, kes oli ühiskonnast välja heidetud, veritõbisena ei tohtinud avalikkuses kõndida, kedagi puudutada, keegi ei tohtinud teda puudutada. Jeesus nimetas teda tütreks. Jällegi eeskujuks tuues Ameerika ühiskonda, kus inimesed julgustavad palju üksteist. Kui sa kuskil esined, kuskil annad tunnistuse, mis iganes, teed oma osa. Nad ütlevad, well done, great, awesome. Ma mäletan aastad tagasi, ma reisisin ju doktor Ed Cole'iga ja konteksti ma enam ei mäleta, aga väga tihti Ed Cole küsis minu käest mingi asja suhtes, et kuidas oli. Ja tüüpilise eestlasena, aasta oli siis 98 muuseas, 97, ma ütlesin, good, hästi. Mõni ütleb meil tänapäeval normaalne. Ja tüüpiline on see, kui eestlane midagi ei ütle, siis ta kiidab sind. Kui ta juba ütleb midagi, siis võib-olla on see negatiivne, aga kui ollakse vait, siis järelikult kõik on hästi. Ja Ed Cole, ma mäletan, kommenteeris seda, et ongi kõik omadussõnad, mis sul on või? Ja siis ta hakkas tooma neid omadussõnu, millega ma oleks võinud seda olukorda kirjeldada. Ja ma sain oma õppetunni. Inimesed vajavad, et keegi nendesse usuks.
Jeesus süstis usku oma jüngritesse, öeldes neile, et järgige mind ja ma teen teist inimeste püüdjad. Ma lisan väärtust teie elule, ma panustan teie ellu ja kui ma olen lõpetanud teiega, teie elud on saanud täiesti teistsuguseks. Apostel Paulus külvas usku nooresse Timoteosse, kes oma loomu poolest oli tagasihoidlik. Kui palju neid samme, mida ma olen teinud oma eluteel, usuteel, võib-olla omal ajal ettevõtluses või mingis muus valdkonnas, olen ma söandanud teha tänu nendele usujulgustustele, mida ma olen tee peal kuulnud. Muuseas, kui sa jooksed maratoni ja enne finišit on kõik võhm välja läinud, aga siis seal finiši eel võib-olla mõned sajad meetrid on kogunenud pealtvaatajad ja võib-olla su sõbrad, võib-olla su pere on tulnud sinna kaasa elama ja kui sa näed neid ja kuuled nende kaasaelamist ja nende julgustust, äkitselt jõudu tuleb juurde, sest sa tajud, keegi usub sinusse. Ja see ongi nagu väljapoolt tulev ususüst sinusse. Ennist sa tundsid, sa oled omadega läbi, sa oled heidutatud, tahaks käega lüüa, aga keegi süstib sinusse usku ja sa leiad enda sees aktuaalse uue jõu, väe minna edasi. Sõbrad, kui me tajume seda teiste poolt, siis tuleb meil olla need, kes külvavad usku. Ma tänan, Helen, sind vägeva tunnistuse eest, mida sa jagasid, see kinnitas mind, julgustas mind. Sõbrad, olgem need, kes annavad head tagasisidet, kes süstivad usku, kes panustavad, kes lisavad väärtust juurde ja nõnda. Me oleme inimesed rohkem, oleme külge tõmbavamad, meie juurde tahetakse tulla ja selle tasu on, mida õpetussõnade raamat ütleb, hing, kes jagab õnnistust, kosub. Sa jagad õnnistust ja sa ise kosud ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Sõbrad, olge vahvad, olge õnnistatud, varsti näeme jälle. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.